Ja meil järgmine esineja on Madis Arukask ja tema teema on siis rahvuslik müüdivajadus folkloristlikust vaatepunktist. Palun. Tere kõigile. Ja tänaseks kenaks konverentsiks ma kirjutasin siis sellise mõtiskluse, mis võib-olla sarnaselt ka eelmisele ettekandele algab kaugemalt, mitte küll Ees-Aasia tsivilisatsioonidest, aga sellegipoolest ja jõuab siis ka Eesti tegelikkusse. Küllap on teil mõnikord elus tulnud ette kohtuda kusagil välismaal inimesega, kes teile tunnistab, et olete esimene eestlane, keda tal on nüüd õnnestunud ihusilmaga näha. Neil puhkudel võib juhtuda, et olete kõige otsesemalt tunnistajaks mütologiseeritud eestlusele ning ise veel selle täielikus tsentromis, muidugi juhul, kui Eesti ja eestlased sellele inimesele mingit argisest nihestunud tunnet tekitanud on. Võimalik, et modernne kujunev eestlus kusagil 19. sajandi teisel poolel oli selle loojatele ja algmaterjalile, estofiilidele ja maarahvale samasugune teatud vahemaal asuv mütologiseering, midagi, mis polnud veel mitte sugugi nagu päris ja siin, kuid hõljus kusagil käe ulatuses, veel mitte päris omana ning seda huvitavamana. Nüüd on meie rahvuslikkus meile juba ammu norm ja tavalisus. Ta on ära kirjeldatud ennekõike meie oma rahvuslikes enesekirjeldustes, vähem ka teiste poolt, kuid nagu iga teatud küpsusastmel natsioon, võime olla tõrksed ja tundlikud, kui keegi muu meid oma pilguga vaatab, mõõdab ja mõtestab. Üheks meie kui eestlaste kinnistunud karakteristikuks on kirjalikkus ning ka kirjanduslikkus. Mart Laari andmetel luges eestlane end rahvaks, rahvas algab raamatust ning kiri kirikust, lisab Runnel. Luterlik kirjutatud sõnakesksus on meiega olnud Rootsi ajast hiljemalt, vähemalt nii on tavaks mõelda. Ja seda vähem mõtleme me oma rahvuse muudest külgedest. Kirjalikkusse, kirjasõnasse, ka ilukirjandusse kätketud rahvuslikkus on norm ja mõõde. Selliseks julgustavad meid olema suured eeskujud, sest kõik, mis tsiviliseeritud ja kultuurne, on seotud kirja ning kirjalike andmetega. Me oleme selles veendumuses nii kindlad, et ei taha näha, et India veedade, Homerose eposte või kas või Jeesuse õpetuste algkujuks on olnud suuline kultuur, laulmine või vormellikult ornamenteeritud verbaalne suhtlemine. Me ei oska asjale vaadata teiselt, enam algupäraselt küljelt. Et õpetuste edasikandumisel on peamiseks olnud suulis-kehaline edastusviis ning kirjalik ülestähendamine on selle kõrval teisese tähtsusega. Oma tänases ettekandes mõtisklengi rahvusliku müüdi kehastuslikkuse muudest kui vaid kirjalikest aspektidest. Paljude Euraasia rahvaste folklooris leidub lugu sellest, kuidas taevane jumal inimestelt sellesama jumaliku kirjaoskuse ära võtab. Kiri läheb kaduma või kaotatakse, kusjuures selle teo kordasaatjaks võib müüdis olla mingi jumala saadetud loom, harilikult lehm, veis, pühvel. Sellelaadset müüti või mütologeemi võib täheldada paljude Kagu-Aasia rahvastel, kel oma kiri puudub või kes on selle omandanud hiljem kirjaoskasega naabritelt. Kiri on siin kirjutatud sageli taimset päritolu materjalile, näiteks banaanilehele. On huvitav, et sarnast pärimust tuntakse ka põhjapoolsema Euraasia rahvastel, sealhulgas idapoolsematel soome-ugrilastel ning nende naabritel. Hantidel sööb nende algupärase kirja ära põder. Udmurdi pärimuses on taevõuval Inmari poolt saadetud suur valge lehm söönud ära kasetohust raamatu, millega võetud neilt ära ka oma kirjamärkide tamgade tundmise oskus. Mari pärimuses
esineb motiiv raamatust, mille lehm ära sööb. Ma loen selle ühe näitega ette. Räägitakse, et kunagi ammu oli Mari mehel Mari raamat. Ta segas lehmale ninaesist ning tõi looma sööma. Raamatu aga pani miskipärast ahjule ning unustas sinna. Kui lehm talle ette pandud toitu sõi ta ära ka raamatu, kuid Mari ei märganud seda. Kui lehm oli söödetud ja ära viidud, hakkas Mari oma raamatut otsima ja ei leidnud. Nii kaduski Maride raamat lehma kõhtu. Peale seda mõne aasta pärast tappis mees oma lehma ning nägi selle kõhus libe magu. See on siis üks mäletsejate loomade 4, ma ei tea, kas maost või maaosast. Tuleb välja, et vanal ajal ei olnud kariloomadel libe magu. Mari hakkas seda kaevul pesema. Pesemise käigus tundis ta oma raamatu ära. See libe magu, mul ei ole pilti, aga see näeb välja nagu selline voldiline, et ta meenutab tõesti nagu raamatu lehti, kui hästi ette kujutada. Või raamatut tähendab. See on ju minu vana raamat, ütles ta. Mari vaatas, mis ta vaatas, kuid lugeda ei suutnud midagi. Nii panigi selle katlasse keema. Sellest ajast peale on kariloomadel kõhus libemagu, Maril aga läks pikaks ajaks Mari raamat kaduma. Setu mütoloogiliste regilaulude seas, mida Jakob Hurt juba 117 aastat tagasi esinduslikult publitseeris, kuid mida meil siiamaani praktiliselt ei tunta, leidub sarnane laulumotiiv jumalikest lehmadest, kes iseäraliku taime ära söövad. Oletan, et siin on tegemist geneetiliselt muu Euraasia pärimusega seotud müüdimotiiviga oma kirja üleloomulikust kadumisest või kaduma minekust. Et siin on ka üks näide, üks lõik ühest mütoloogilisest setu laulust. Nägunesse kuulunasse no seie püha pütse, no seie ohoaina, jumalil ol jutikle, maaril ol maarikle, pühal ristil ristikle, tuuno seie püha pütse, tuuno seie ohoaina. Et siis Jumal, maar ja püha rist, nende lehmad sõid siis püha putke, ohuheina, ütleme nii, et setu mütoloogilistes lauludes on seesama kirja ja taime seos paljudel juhtudel täiesti jälgitav. Kaduma läinud kirjaga seoses olen ka ise loode Venemaal välitöid tehes kuulnud tavamõttes kirjaoskamatu vepsateadja käest väidet, et tal olnud kunagi olemas vepsakeelne piibel, mida ta lugeda oskas. See raamat aga varastatud temalt ära. Vepsa teadja jutt tähtsa asja kaduma minekust oli nii realistlik, kui seda elava inimese suust ette kujutada võimalik on. Meie rahvuseks saamise loo seihastub siin aga loomulikult Kalevipoja 19. loo lõpust vana Kalevi tarkuse raamat, mille Kalevipoeg teadmatusest varrakule ära lubas. Eepose suuri uurijaid August Annist siin väga otseseid folkloorseid algeid ei aimanud, taandas aga Kreutzwaldi esitatud pildi allegooriliseks kujundiks muistse Priiuse kadumisest. Ring on selles mõttes täis, et iseolemist tähistab siingi raamat, kiri ning see kaob koos varrakuga. Traditsioonilise suulise kultuuri vaade kirjalikkusele on loomulikult mütologiseeriv. Kirjaoskus pole uute aegadeni olnud mitte valgustuslik üldoskus, vaid üleloomulikku sorti käsitöö, sarnane maagiaga seotud muudele käelistele praktikatele või siis verbaalmaagiale. Kirjamärgid on endasse kätkenud alati enamat kui vaid verbaliseeritu abstraktset kajastust. Kiri on iseenesest maagiline nähtus, seal samas tõelise puhta teadmise seisukohast võimalik, et pahaendeline, teemonlik nähtus. Piibliski on kirjatundjad pigem negatiivsed tegelased ning rahvakultuuris saab kirjaoskus sarnasest oreoolist päriselt lahti alles üsna hilja. Meie kirjarahva müüt on seega uus ja noor, kui vana Kalevi teos kõrvale jätta. Tõelise teadmise suuline loomus elab laias ilmas siiani. Paari kuu eest pidasin Kalevipoja teemalise ettekande Biškekis Kõrgõzstanis eepose uurijate sümpoosiumil, kus olid kohal peamiselt Kesk-Aasia ning Venemaa, Turgi ja Mongoli rahvaste eepilist pärimust uurivad teadlased. Ma pidin spetsiaalselt vaeva nägema, et osale publikust jõuaks päriselt kohale arusaam meie rahvuse eeposest kui raamatust, et meil ei eksisteeri Kalevipoja laulikuid, nagu need on aegade algusest olemas Manassi, Gezeri,
Džangari ning muude Euraasia rahvaste pärimuslike suureposte esitamiseks, mis sealsamas on ka pühaks peetavad tekstid. Müüt, pärimuslik või rahvuslik, vajab seega kehastamist, mida laiemalt, seda parem. Müüt on oma vormilt narratiiv, see lugu saab kultuurides aga sama hästi esineda ka pühapiltidel, tantsus, draamas ning muudes performatiivsetes esitustes. Lauri Hong on välja toonud, et lisaks arhetüüpi loovale funktsioonile on elavale müüdile iseloomulik rituaalne kontekst. Rituaalis annab müüt sakraalsele käitumisele ideoloogilise sisu. Geoffrey Kirki järgi tähistab müüt muude folkloorsete rahvajuttude seas lugusid, mille eesmärk on midagi enamat kui lihtsalt loo rääkimine. Mircea Eliade iseloomustabki müüti kui paradigmaatilist mudelit. Müüti on kätketud homoreligioossuse, Eliade järgi siis meie kõigi, moraalinormid ja käitumise igavikulised mustrid. Rituaalis ulatub pühalik käe argisele ning inimest läbistab ta eksistentsi mõtestav kvaliteettunne, hierofaaniline elektrilaeng. Meil räägitakse tänapäeval väga palju elu kvaliteedist ning seda osatakse vist isegi mingit moodi mõõta, nagu ka kultuuri tarbimist. Tänapäeva Eestis peaks siis näiteks olema võimalik loetud raamatute arvu pealt inimese kultuurilist heaolu kindlaks teha, mis muidugi kõlab natuke kahtlaselt. Kvantiteedist saaks kvaliteet siis, kui loetava tarbitava sisu seda võimaldaks. Hea raamatu lugemist võiks pidada kvaliteetajaks. Traditsioonilises kultuuris on asjad siingi olnud vastupidi. Kvaliteetaeg on olnud kalendaarselt ette antud, mitte võetav, ning sellega on loodud kohustav eeldus püha või pühade pidamiseks. Igasugu asjade pühitsemine, tähistamine on nüüdses eesti keeles angloameerika eeskujul ja mõjul to celebrate muutunud muidugi sõnakõlksuks. Tegelik pühitsemine, pühas olemine on olnud ärev meeldiv tunne. See on olnud müütide kuulamise ja mõtestamise tegelik kodu. Asises ehk asjade maailmas, kus me nüüd ennekõike elame, on lihtsam korraldada ja korrastada oma ruumi kui aega. Me näeme moodsas Eestiski, kuidas meie füüsiline keskkond ennekõike linnades on järjest planeeritum, et inimestele sedasama kvaliteeti pakkuda. Sellega tegelevad inimgeograafid, maastikukujundajad ja muud planeerijad. Traditsioonilised pühapaigad, kus müüdid varem kehastusid, on siin küll pigem vaeslapse osas, kuid sekulaarses ühiskonnas ju siis peavadki asjad nii olema. Meie aja kalendaarses korrastamises valitseb aga endiselt raskekujuline kanapimedus. Talupojakalendris jagus pühasid ühtlaselt, sealjuures ka kevad-suvisesse tööperioodi. Kui võtta kätte Selma, Läti, Mall, Hiiemäe, Eesti rahvakalendri köitjad, on võimalik saada hea ülevaade Eesti talurahva pühade ja argiste aegade mõistlikust jaotusest ja suhtest. Suuremad pühad tähendasid seda, et siis mitte lihtsalt ei tehtud tööd, vaid et siis pidi muutuma ka inimese enda olemus ekstreemsematel juhtudel ajutise meele või identiteedi muutusteni välja. Müüti mindi sisse, kehastuti ümber. Äsja olnud, nüüd muidugi juba lastekultuuri kolitud Mardi ja Kadripäev olid veel 100 aasta eest täiskasvanud rahva rituaalidraamad, milles võis muutuda oma argiminast vabanenult santivaks esivanemaks. Õigeusklikus rahvakultuuris on püha rolli muutuse lihtsaim näide suuremate pühadega kaasas käinud või käiv guljaanie. Selle käigus võis ka muidu korralik taluperemees öö või paar kraavis veeta, ilma et sellest ta reputatsioonile midagi halba sündinud oleks. Sedasorti muistne müütiline vabadus ei sobinud muidugi enam modernsesse Eesti rahvuspilti ning vabariigi tekkega endale saadud setudeltki hakati selliseid primitiivseid kombeid küljest ära harjutama. Kui võetakse aga võimalus pühadeaegset rituaalset pinget, müüdilise esmaakti läbielamist korraliku peopanemisega välja elada, pole ka lootust, et püha ise koos seda konstitueeriva müüdiga kauaks alles jääda saaks.
Meie tänases riiklikus kalendris vaatab nii-öelda tegelikult vabade pühade päevade osas vastu katastroofiline disbalanss. Aasta teises pooles on eeldus argisest vaba päeva näol välja astuda 20. augustil, iseseisvuse taastamise päeval. Siis valitseb jälle kuudepikkune pime orjaaeg, mis lõpeb apokalüptilise jõuluorgiaga. Inimesed käituvad meil väga harva kaela sadavate pühade ajal kahte moodi. Üks leer sooviks, et pühasid pigem üldse poleks, et töine argirutiin rikutud ei saaks. Pühadega ei osata midagi peale hakata. Rutiini orjale tekitab see ebamugavustunde. Teine osa rahvast läheb pühade pidamisega kaasa, kuid ei oska selles olukorras paremat peale hakata kui ülesöömine, liigjoomine, liiklusõnnetused ja alkosurmad. Pühadel pole enam rituaalset raami ning loolist sisu. Müüt hulgub vaeslapsena ilma peal. Ma siin ise värvisin selle illustratsioonina need vabad päevad siis ära meie ametlikus kalendris. Ka meie üksikuid uueaegseid vabapäevalisi rahvuspühasid, nagu vabariigi aastapäev, võidupüha, sedasama taasiseseisvumispäeva, ei jõuta nii nende sisus hoomata. Rõhutan, et viga pole siin ajalootunnis, vaid just mõistliku tihedusega pühade sageduse puudumises, samuti lisaajas, mida on vaja pühasse sisenemiseks ning sealt väljumiseks. Püha teel on alati olnud pool ehk laupäev, mil rituaalne tegevus juba alanud on, samuti pole korralik suurem püha kestnud vaid ühe päeva. Kui me oskame end ümbritsevasse ruumi pikkida puhkealasid ning pühadusele pürgivaid monumente ja maamärke, siis miks me ei saa sama targalt ringi käia oma ajaga? Ettekande esimeses pooles käsitletud müüdis ei tähistanud oma raamatu või kirja kaotsiminek loomulikult mitte kirjaoskuse kadumist kitsas mõttes, vaid rahvusliku iseolemise äraandmist. Vana Kalevi tarkusaraamat polnud muinasaegne Eesti entsüklopeedia, vaid vabaduspõlve võrdkuju, mis ka eeposes peagi läbi saab, kui raamat läinud on. Vabadus ei ole rutiin, kuid võib teiseneda mõtestamatuks ehk mõttetuks, kui teda ei piira ja struktureeri tegelikult kollektiivsed rutiinid, pühad, milles müüdid tõeliselt elostuvad ja kehastuvad. Usundi uurimuslikust aspektist võib täheldada, et kõrgkultuuristumine ning rituaalide ja reglementide kasv ning keerulisemaks muutumine käivad käsikäes. See jutt on muidugi punane rätik meie õhukese riigi ideoloogiale. Usundilisest aspektist on ka teine tee ja muster, mida me võime näha animistlikel põhjarahvastel, keda evolutsionistlikust vaatepunktist pigem kultuurituteks pidada on tavatsetud. Seal on pilt vastupidi. Vähesed ja nõrgalt organiseeritud pole mitte üksnes rituaalid, vaid ka inimeste vaheline rituaalne käitumine üleüldse. Inimesed ei tervita ega jäta hüvasti, puuduvad tavamõttes viisakus, komplimendid, palumine ja kiitmine ning muud sellelaadsed kõneteod, mis kõrralikus maailmas hea tooni juurde käivad. Animismis on selle põhjuseks üldjuhul asjaolu, et inimeste maailmapilt ei ole antropotsentristlik, vaid selles viibivad samaväärsete ja hingestatutena ka loomad, taimed, mineraalid ning erisorti vaimolendid. Kaitseks viimaste võimaliku pahatahtlikkuse eest on olnud oluline jälgi peita, vältida igasuguseid suure aplombilisi akte, varjata emotsioone ja nii edasi. Ma ei usu, et meie elu praegune rituaalne verevaesus, pühade vähesus ning seeläbi loogiliselt ka rahvusmüütide ohustatus tuleneks otseselt eestlaste soomeurilisest metsikust päritolust. See oleks liiga õilis, sest tegelikult me ju enam päris metsarahvana välja vedada ei suudaks. Oleme selleks piisavalt laisad ning tegelik rohepööre jääb kardetavasti nagunii sedasorti unelmaks, mida tegelikult keegi ellu viia ei kavatsegi. Kultuurist, rahvuskultuurist, rahvusest bioloogiliseks liigiks taandumine on ökofašistliku ilmavaate suuri visioone. Midagi sarnast on jutlustanud ka Soome
loodusradikaal Pentti Lingula, kelle raamatuid on sel aastal Priit-Kalev Partsi heas tõlkes ka eesti keeles ilmunud. Kuid selles ettekandes ei viidanud ma inimesele kui bioloogilisele liigile, vaid kui religioossele olendile. Eestlase religioossuse viimaseid selgelt hoomatavaid formaate on rahvus. Selle hoidmiseks tuleb aga tõsiselt mõelda rohkemale kui vaid hermeetiline kirjakultuur ning kringlisöömine heas seltskonnas. Selline oligi minu kui folkloristi vaatenurk. Aitäh!